Kas te teate, mida te praegu kuulsite? Te kuulsite Hiiumaa hümni ja selle autoriks oli Julius Sooster, kes ütlesi Ülo Soosteri onu. Nii et suur aitäh teile. Aga alustame siis väikese avamistseremooniaga. Eesti Ajaloomuuseum on ääretult õnnelik, et meil on võimalik väärikas suurpildi hoones näidata ühte väga väärikat näitust. Ja kõigepealt ma annan sõna muuseumi teadusdirektorile Krista Sarvele. Aitäh! Tere tulemast! Head kõigepealt Ülo Soosteri perekond, fondi esindajad, näituse tegemises osalenud kõik inimesed. Ja siis loomulikult kunstihuvilised, ajaloohuvilised ja kunstiajaloohuvilised. Kõigepealt lubage mul siis edastada tervitused Ajaloomuuseumi juhilt Jaanus Rohumaalt, kes erinevalt Ülo Soosterist saab täitsa oma soovi ja tahte kohaselt viibida kodumaast eemal. Et sellega siis on tänusõnad ja tervitused tema poolt edastatud. Aitäh ja tere! Aga siit jätkates siis Ajaloomuuseumil on kahtlemata väga suur au, et me saame olla, ütleme niimoodi aasta, mis võiks kuuluda Ülo Soosterile, selle siis avaürituse käima lükkajaks. Ja just sellel tutvustada seda perioodi, mis siis siin üleval eespool nimetatud 3 distsipliini kokku võtab. Nii elu kui ajalugu kui kunsti. Ja mulle isiklikult on eriti just viimasel paaril aastal eriline rahuldustunne, kui me toome siia saali midagi, mis meenutab siin seina taga oleva asutuse sellist kuritegelikku minevikku, olevikku ja tulevikku. Aga selliste pessimistlike või kurbade sõnadega ei taha ma lõpetada, vaid lõpetaks kogu selle näituse mõtte, et tegelikult olgu need elusakid, millised nad on, nagu nad siin ka näitusel on kujutatud, siis tegelikult armastus võidab. Ja tere tulemast meie näitusele ja aitäh veel kord tegijatele. Aitäh ja nüüd ongi kord kõige paremas mõttes peasundlaste käes. Palun Ksenia Remezova, üks näituse kuraatoritest. Tere! Alustan natuke vene keeles, et suur tänu ma tahaksin öelda Sooster Foundationi, Елени Еве и Михаилу отдельно за доверенность этот проект и Тена за этот ценный опыт работы с такими рисунками. Ja siis edasi, kui Ülo Sooster õppis laagris minu emakeelt, siis ma proovin rääkida tema emakeelt. Ja minu kui avantgard kunsti uurija, see on Ülo Sooster tähenduslik naine avantgardi kunstnikest. Tema analised otsingud, loomingu ja elu kokkukuuluvus, tema kunsti suunatus tulevikku, need on kõik omadused, mis määratlesid kohaliku ja maailma modernismi arengut. Selles kontekstis Ülo Sooster on oluline nimi. Algusest peale meil oli selge, et see pole piisav, et me näetame ainult laagri joonistustes. Ja siis see on tavaline praktika Gulagi näitustes, see on eraldi Gulagi kunsti. Aga meile tundus, et Ülile see ei sobi. Tahtsime teha tema täisportreet. Nagu ka paljud teist, areterid ta oma loomte ühes kindlas etapis. Etapis pärast Hiiumaa ja Tartu, millel tal oli nii palju loomingu energiat. Selles mõttes, kui algasid stalinilikud repressioonid, laagrist sai lihtsalt tema uus loomingu periood. Kui ma mõtlen selle peale, siis meenub mulle üks avantgardi maali nimega Peatus ilma peatumata. Kunagi sai Ülile just üks selline peatus, ta ei peatunud. Üle joonistas ja joonistas seal, see oli nagu igapäevne töö. Sellega tegi ta ühe oma esimestest olulisest avaldustest. Kunstniku sisemine vabadus on tingimusteta and ja seda ei ole võimalik niisama ära põletada. Aitäh!
ja nüüd palun, Enno Sooster, sa oled ametlikult kirjas kui kuraator, nii et peab paar sõna ütlema. Tõepoolest, mul ei ole mingisugust juttu ette kirjutatud ja üldiselt ma olen tänulik ainult teile ja kõigile, kes on tulnud täna ja oma ette Soosteri Foundation, mis on üles löödud tänavu aasta, et aidata Ülo Soosteri näitused ära viia ja koguda kõik asjad, mis on Ülo Soosteri varas. Ja tahtsin öelda suur tänu teile kõigile, et tulite näitusele ja leidsid seda aega ja ma väga rõõm, kui te armastate seda näitust ja näitused, mis tulevad veel edasi tänavu aasta. Suur tänu! Ja mulle on väga hea meel, et oma tervitussõnad ütleb ka kunstiteadlane, kunstikriitik Dr. Liisa Kaljula, kes on Soosteri loominguga ennegi kokku puutunud. Ja tere kõigile, nii tore, et teid on nii palju siin. Ma esindan siin täna ennast kunstiteadlasena, aga ühtlasi Soosteri sihtasutust. See sihtasutus Sooster Foundation on siis loodud möödunud aasta 15. septembril ja tegelikult üks selle sihtasutuse selliseid peamisi algseid eesmärke oli just Soosteri juubeliaasta vääriline tähistamine Eestis. Ja see käesolev näitus siin ongi tegelikult Soosteri sihtasutuse esimene suurem projekt. Ja mul on nii tohutult hea meel näha, et see ongi valmis saanud. Nii et me tegelikult täna on siis selle Sooster 100 juubeliaasta avalöök. Ja alustame siis selle Soosteri sellise varase loominguga siin saalis. Kui see näitus suvel läbi saab, siis rändab see näitus edasi Hiiumaale. Meil on täna Hiiumaa esindajad ka kohal. Ja võib-olla seal Hiiumaal tuleb siis sellele näituse osale lisaks veel selline Hiiumaa ja Eesti Kunstimuuseumi kogude põhjal veel selline lisaväärtus. Ja kui Hiiumaa näitus on ka avatud, siis ei ole ikka veel Soosteri juubeliaasta läbi. 17. oktoobril, täpselt sellel päeval, kui Ülo Sooster saaks 100-aastaseks, avame me Eesti Kunstimuuseumis näituse Sooster 100 vaade erakogudest. See näitus on tõesti selle fookusega, et sinna me toome ainult teoseid, mis asuvad täna siis Eesti erakogudes. Elagu Ülo Sooster! Elagu! Aga ma tahtsin öelda paar sõna veel seoses sellega, et homme on naistepäev. Ja just selle homse naistepäeva valguses ma tahtsin öelda, et selle näituse ainus kangelane ei ole mitte Ülo Sooster, vaid selle näituse üks niisama oluline kangelanna on ka Liivia Sooster. Naine, keda Ülo kohtas siis Nõukogude vangilaagris Karagandaas 1954. aastal ja kes muutis ta elu. Kui Ülo ja Liidia rehabiliteeriti ja nad pääsesid vabadusse tagasi, siis nad abiellusid. Ja Tenno on täna meiega siin. Aga ühtlasi muutis Liidia Ülo elu ka loomingulises plaanis. Sellepärast, et Ülo, keda me tunneme ju Eesti kunstiajaloos ennekõike sürrealistina. Ülo tegi oma esimese sürrealistliku joonistuse seal samas Karaganda vangilaagris 1955. aastal. Ja mis te arvate, kas see joonistus oli mõjutatud sürrealismi raamatutest? Ei. See joonistus oli ennekõike inspiratsiooni saanud kohtumisest Liidiaga, mis raputas Ülo ja muutis ta elu. Nii et elagu Liidia Sooster! Ja ma tahaksin
tahaksin kuraatoritele anda ka lilled nende suurepärase eesti keele eest.